Nõndaks alustame tänase foorumi päeva teise osaga ja esimesena räägib meile Kalle Paas, kes räägib üliedukast Sepa jalgpallikeskuse kampaaniast. Suur aitäh! Mul on tohutult hea meel kuulata neid eelnevaid edulugusid, sest tegelikult hästi palju seda, mida ka meie kampaania puhul silmas pidasime, on ka teistes kampaaniates läbi käinud, nii et ega mul väga palju uut ei olegi öelda. Väga palju veel teine juba ära. Andres, kuna neid maja osakuid osta saab, kas ma saan juba midagi annetada? Väga õige vastus. Minu jaoks on ühisrahastus ühest küljest hästi äge lugu, kuna see, mis toimus Sepa jalgpallikeskuse ümber, oli mulle ja tervele meie tiimile, ma arvan, et elu üks kõige ägedamaid seikluseid ja fantastiline kogemus, tohutult äge tiimitunne, õlg-õla-tunne, mida me selle aja jooksul kogesime, nii et see on siiamaani emotsionaalselt külma värinaid tekitav, nii et see kõik oli hästi äge, vabandab natuke seda, et minu slaidid tulevad hästi igavad ja hästi tehnilised, nii et teadke, et selle taga on tegelikult ka hästi palju emotsiooni. Kuna 4 päeva pärast saab täpselt 3 aastat Sepa ühisrahastuskampaania lõpust, siis tuletan meelde ka natukene faktoloogiat. Me müüsime nimelt siis virtuaalseid ruutmeetreid, et renoveerida Sepa staadion ja müüsime 7208 virtuaalset ruutmeetrit 71 päevaga ja enam kui 3100 eraisikut ja ka ettevõtet annetas kokku siis üle 160 000 euro ja selleks, et nendest ruutmeetritest lahti saada, korraldasime siis terve hulga erinevaid tegevusi, mille juurde hiljem tagasi pöördun, aga mida ma alati tahan, minu peamine nõuanne on alati olnud see, kui keegi on küsinud, et väga äge, et tahaks midagi sarnast teha, ma alati ütlen, et selleks tuleb väga palju korraldada, viitsida, käia, inimestega rääkida ja sellepärast ma tavaliselt neid numbreid ka alguses näitan. Teine nõuanne, mida ma olen andnud, kui keegi on küsinud, on see, et võib-olla ei peagi ühisrahastuskampaaniat tegema. Et vastus on ka see, et ei olegi vaja. Et tegelikult on olemas ka igasuguseid muid rahastusmeetodeid ja see, et meie jõudsime siis jalgpallikool Tammeka ja väga ägeda kaasamõtlejate tiimiga sellise lahenduseni, oli siis tingitud sellest, et see oli tol hetkel parim lahendus. Me kaalusime ka teisi lahendusi, kuid me nägime, et vaadates, mis on meie vajadus, ehk siis Tartu linnas puudu olevad kunstmuruväljakud, mis on suur ja ühine vajadus, vaadates seda, et meie eeldused on klubi hea maine, väga andekad ja ägedad inimesed ja tegelikult ka eelnevad ühisrahastuskogemused, et kui me panime kokku need vajadused ja eeldused ja sellest tekkiva võimaluse ehk siis kogukondlikkuse, et kui meil on ühine vajadus, siis saab ka lahendus olla kogukondlik. Et kui need kokku panna, siis tuligi ühisrahastuskampaania. See, et miks ruutmeetrid sai alguse tegelikult Soomest, ühe soomlase naljast. Käisime külas ühel partnerklubil ja kui soomlane kuulis, tutvustades oma väljakuid, mis olid suurepärased, seal oli kunstmuru maa ja ilm, et ütles, et kui teil on ruutmeetreid puudu, siis võib-olla te peaksite neid müüma. Soomlane ütles seda lihtsalt naljaga pooleks, meie sõitsime Tallinnast tagasi Tartu poole ja mõtlesime, et aga see on ju suurepärane mõte. Niimoodi võikski teha. See muidugi oli päris algus. Me otsustasime, et okei, see tundub äge. Midagi sarnast on ka varem tehtud, on müüdud piksleid, 1 miljon pikselit, on ka staadionid varem ühisrahastatud. Ja me hakkasime seda ideed testima klubi kogukonna peale. Me kutsusime kokku hästi erinevad lapsevanemad ja rääkisime neile ja me proovisime neile rääkida nii, et me müüme seda ideed neile maha ja nad andsid meile hästi kasuliku vastukaja. Siis me läksime Jaan Naabri juurde ja ütlesime Jaanile ka, et meil on siuke idee. Jaan ütles, et väga hea, te müüte need ruutmeetrid 1 kuuga ära. No, see andis meil päris palju julgust.
natuke kauem läks kui 1 kuu, kuid see know-how, mida Jaan ja Newway lisasid meie entusiasmile ja teatud erialastele võib-olla teadmistele, tegelikult aitas tohutult meid edasi. Ja järgmiseks tuli mõelda, et mis on need juriidilised küsimused, maksunduslikud küsimused, et mis alustel üks või teine inimene või üksus saab annetada, mis on, ma ei tea, näiteks mingid reklaamiseaduse piirangud, mis meid võivad segada ja nii edasi. Ja samal ajal siis Jaan nõustus ka, et hakkab oma tiimiga arendama lahendust, mis töötaks siis võimalikult paljudel platvormidel, kus inimestel oleks väga sujuvalt võimalik ruutmeetrid osta. Ja niimoodi samme edasi astudes proovisime ka inimestega suheldes, eri valdkonna inimestega suheldes leida neid riske, mida me veel ei tea, et mis on need karid, kuhu otsa me võime kampaaniaga minna. Ja üsna tähtsaks ja üsna ruttu see teadmine, et kampaania alguskuupäev on ülioluline, sest kui eesmärk on inimesi panna tegema emotsiooni osta, mida annetamine nagu paljuski on, siis nagu Andres ka viitas, on seda väga mõistlik teha palgapäeva ümbruses. Nii et kui siit on näha annetusi päevas, siis hästi teadlikult me alustasime 2. novembril kampaaniat ja nagu näha, siis 2. novembril aastal 2015 oli inimestel üsna palju raha. Novembri lõpus ei olnud väga palju raha. Aga kuna me olime ilmselt Jaaniga rääkides saanud aru sellest loogikast, et samamoodi on ka näiteks poodide käibes, et poed teevad käivet pigem kuu alguses, siis me ei heitunud sellest ära, me teadsime, et kunagi tuleb jälle palgapäev ja kunagi saavad inimesed jälle toetada. Ja siit ongi näha, et detsembri alguses ja tegelikult kogu pühade perioodi oli siis annetusi rohkem ja siis täpselt nagu ka eelmiste kampaaniate puhul, siis lõpus tuleb veel selline kihvt spurt. Ja jaanuarikuus siis kampaania läbi sai. Üks oluline faktor on sihtgrupid, ehk siis isegi väiksemate projektide puhul ei ole tihti üks sihtgrupp, vaid tegelikult on terve hulk erinevate omaduste, huvide ja soovidega inimesi, kes tahavad natukene teistsuguseid sõnumeid, kes annetavad erinevatel põhjustel. Ja kuna meie opereerisime siis jalgpalliklubi keskkonnas, jalgpallikeskkonnas, siis määratlesime kokku umbes 20 sihtgruppi. Ma tõin mõned näited siia. Näete, et isegi ühe klubi lapsevanematel on täiesti erinevad sellised soovid, ambitsioonid, et ma näiteks näen siin Silver Pooli, kes on olnud ise jalgpallur ja jalgpallitreener. Silver võib pärast siis selgitada huvilistele, et mis vahe on suure väljaku lapsevanematel ja väikse väljaku lapsevanematel. Samamoodi siis Eesti jalgpallikoondislased, Tammeka vilistlased, isegi konkurendid, teised Tartu jalgpalliklubid, et teatud tingimustel on võimalik leida huvisid, miks ka nemad tahavad toetada sellist kampaaniat. Ja selle kõige taga oli veel üks trikk. Me tegime hästi palju matemaatikat, et kui meil on inimesed, kellele see on südameasi, et nende lapsed saaksid treenida ja võistelda kvaliteetsemal väljakul, kui meil on fännid, kellele on südameasi, et Tartul läheks võimalikult hästi, siis need inimesed peavad ise annetama ja nad peavad rääkima kampaanias ka teistele. Ja selle sõnumiga me käisime kõik lastevanemate koosolekud läbi, rääkige sellest oma sugulastele, naabritele, töökaaslastele, annetage ise, aga näiteks siin ühe sihtgrupi puhul igaüks võttis endale kohustuse leida ühise unistuse nimel veel 10 toetajat. Ja meil oli mingil hetkel oli tiimis isegi võistlus, mille võitis vist Kaarel Kiidron, kes suutis leida 50 annetajat peale enda. Ja see võistlusmoment ja see äge tiimitunne pushibki seda kõike edasi. Auhinnastamine, tegelikult eelkõnelejad päris hästi selgitasid lahti, et see, mis on auhinnaks, on üsna oluline ja oluline on ka siis auhindadega mitte kogu raha ära kulutada. Et meie puhul ma arvan, et umbes 10% annetuste tulust läks auhindade peale ja ruutmeetrite hinnastamine lähtus ka sellest, et ühest küljest me tahtsime müüa 10-euroseid ruutmeetrid, mis andsid sellise hästi madala lävega lihtsa osalusvõimaluse, sa oled osa sellest story'st. Aga samas on alati inimesi, kes tahavad penaltipunkti, kes tahavad nurgalöögi, lippu, kes tahavad keskringi, ehk siis peab olema ka kliendile pakkuda eksklusiivset kaupa. Ja üks küsimus veel, Andres rääkis ka sellest, et kuidas tõsta inimese annetust, et kui meil on keegi, kes
on nõus annetama 10 eurot. Kas me suudame teda auhindadega veenda annetama 20 eurot? Kas 50 euro annetaja võib mingitel tingimustel hoopis 100 eurot annetada? Et kui niimoodi mõelda ja teha ägedad auhinnad, siis on võimalik motiveerida, et saavutada see nii-öelda maksimum, mida üks või teine inimene on nõus annetama. Ja selline praktiline tegevuskava, ma leidsin mõned väljavõtted. Me tegime hästi põhjaliku tegevuskava umbes 2 kuuks, nii et kui tulid need novembri lõpu rasked päevad, kus mitte keegi ei tahtnud osta ruutmeetrit, kus me saatsime täpselt sama palju välja pressiteateid, me tegime postitusi, me rääkisime inimestega ja mitte midagi ei liikunud, siis me alati teadsime, et kuskil juhtub midagi uut, et meil on ka homseks ja ülehomseks ja järgmiseks nädalaks plaanid. Me teeme edasi ja tegutseme edasi, nii et see, et kuskil on mingi Exceli tabel, kus on ideed kirjas, hoidis sellist meeleheidet ära, sest sellise kampaania puhul ükskõik, kas see on 1000 või 5000 või 10 000 eurot, mingil hetkel ikka tuleb see, et kõhklus, kas me saame hakkama, kas me õnnestume või me ebaõnnestume. Nii et mina usun hästi tabelitesse ja iga päev tuleb selle tabeli järgi ka tegutseda. Ja kokkuvõtteks lihtne on öelda, aga minu arvates on kõige tähtsam see, et on hea tiim, on ägedad inimesed ja suurema projekti jaoks on vaja, et need inimesed, kes koos ühes hingavad, mõtlevad, üksteist backivad ehk kaitsevad, tulevad appi, et neid inimesi on terve punt ja see punt on nagu omavahel hästi aus ja räägib läbi, et mida me saavutada tahame ja mida me oleme nõus selle nimel ohverdama. Ja kui sinna juurde panna planeerimine, pikaajaline nägemus, et miks meil seda objekti, raamatut, teost pikas perspektiivis vaja on, et kuidas see meie ühiskonna ja linna suurde pilti satub, siis sealt võib see edu nagu tulla. On vaja väga häid partnereid, kes toetavad siis nii nõu kui jõuga ja on, ma arvan, vaja valmidust ennast siis mugavustsoonist kogu aeg välja pressida. Selleks, et jõuda selleni, see oli üks kõige ägedamaid lugusid selle kampaania käigus, seal oli palju ägedaid lugusid, aga ühel päeval tuli reaalselt Tammeka kodumängule 2 tundi enne avavilet. Alati ürituse korraldajad tahavad, et publik tuleks varem kohale ja too vanahärra tuli 2 tundi enne avavilet ja ütles, et tema tahab osta ruutmeetreid ja tal oli siis näppus, ma ei mäletagi, kas 50 eurot, aga igal juhul ta ütles, et ta naisele ei tohi öelda. Et ta nii suure rahaga Tallinnast Tartusse tuli. Ja ta oli kunagi Tartus jalkat mänginud, tõesti aastakümneid tagasi. Ja kui ühel hetkel kõik see planeerimine, inimeste heatahtlikkus ja emotsioon käivitavad selliseid juhtumisi, siis see on see kõige suurem tasu, mida korraldaja ise kogeda saab. Kui keegi täiesti võõras inimene usaldab sulle lisaks rahale ka tegelikult oma aega ja saab osaks sinu loost. Nii et kokkuvõttes, kes tahab sellise tabeli ja bullet pointide asemel või midagi emotsionaalsemat vaadata, siis QR-koodiga leiab ühe hästi ägeda video, kus näeb seda fun'i, mida meie tiim siis kogu kampaania tundis ja väljaks see valmis. Nii et ruutmeetri omanikud saavad oma ruutmeetrit jätkuvalt otsida ja staadion pakub ka siis sellist mängurõõmu nii suurtele kui vanadele noortele, kõigile ühesõnaga. Aitäh!